Tere jälle, Süsinik siin. Mis juhtuks, kui keegi leiutaks ajamasina, millega oleks võimalik liikuda ajas edasi ja tagasi ja ükskõik kui kaugele? Kui sellega ajas tagasi minna, võiks juhtuda palju halbu asju. Näiteks oleks ajas reisijal võimalik oma minevikku muuta, mis võiks omakorda muuta kellegi teise minevikku ning koos sellega ka tulevikku. Kõigepealt tuleks rääkida, kuidas ajas rännata. Võimalusi ajas rändamiseks on mitu. Neist kõige lihtsam on koha peal seismine. Kui seista koha peal 10 sekundit, oletegi te juba ajas edasi liikunud 10 sekundit. See pole küll palju, aga sellegi poolest saab seda kutsuda ajas rändamiseks. Kui nüüd mõelda veidi põnevama ajas rändamise peale, siis ka see on võimalik. Albert Einsteini välja mõeldud erirelatiivsus räägib aegruumist. Inglise keeles space-time. See räägib sellest, et kiiremini liikudes hakkab aeg aeglasemini liikuma kui koha peal seistes. See ei tähenda, et see, kes hästi kiirelt liigub, hakkab kõike nägema aegluubis, vaid et nendel, kes ei liigu, möödub rohkem aega kui neil, kes liiguvad ülikiirelt. Selline asi toimub meiega iga päev. Kõige rohkem on tunda sellist relatiivsust astronautidel, kes töötavad rahvusvahelises kosmosejaamas, mis liigub peaaegu 8 kilomeetrit sekundis. Kui üks ülitäpne aatomkell saata kosmosejaama ja teine jätta maa peale, siis paari aasta pärast näitab maa peal olev kell mõne millisekundi võrra suuremat numbrit või see kell, mis oli kosmosejaamas. Et kahe kellanumbrite erinevus oleks suurem, tuleb liikuda peaaegu valguskiirusel. Miks ma ütlen peaaegu, siis see on sellepärast, et keha, millel on mass, ei ole võimalik kiirendada valguskiiruseni, sest selle jaoks läheks vaja lõpmatult palju energiat. Kui aga oleks võimalik liikuda valguskiirusel, siis jääks valguskiirusel liikujal aeg pealt vaataja jaoks seisma. See, kes valguskiirusel liigub, tunneb aja liikumist samamoodi kui seistes. Sama efekt toimub ka raskete kehade juures, näiteks mustade aukude juures. Filmis Interstellar läks väikese tütre isa musta augu lähedal asuvale planeedile. Tagasi maa peale tulles oli tema tütar temast vanem. Isa, kes seal planeedil käis, ei saanud isegi aru, et tema ja tema tütre aeg käis erinevalt. Kui nüüd rääkida ajas rändamisest, siis sellisel moel on võimalik reisida ajas edasi, kuid kuidas liikuda ajast tagasi? Kas ajast tagasi liikumine on üldse võimalik? Kunagi tegi füüsik Stephen Hawking peo ajas reisijatele. Ta jagas kutsed laiali alles pärast peo toimumist, et keegi mitte ajas reisija ei saaks sinna peole tulla. Kahjuks ühtegi ajas reisijat kohale ei ilmunud, kuid see ei tähenda veel, et ajas reisimine võimalik ei oleks. Minul tuli ka mõte, et kui sellele peole oleksid ajas reisijad tulnud ja Stephen Hawking ei oleks pärast pidukutseid laiali jaganud, siis oleks tekkinud paradoks. Kuidas teadsid ajas rändajad sellele peole tulla, kui nad ei oleks kutseid saanud? Ja kui nad ei oleks kutseid saanud, poleks nad ka sinna peole üldse tulla saanud. Oletame, et ajas tagasi rändamine on võimalik ja sa rändad ajas tagasi. Kohtad seal oma vanaisa ning kogemata tapata ära, mis tähendab, et sul poleks olnud võimalik sündida ning kui sa poleks sündinud, ei oleks olnud kedagi, kes su vanaisa ära tapaks. Seega oleksid sa elus ja sul oleks olnud võimalik jälle ajas tagasi minna ja oma vanaisa ära tappa. Selline ring võiks käia lõputult, kuid see ei tundu väga loogiline. Jällegi tekiks paradoks. Mineviku rändamisega on võimalik tekitada palju paradokse. Näiteks selline, et kui sa läheksid ajas tagasi ja kohtaksid seal mõnda kuulsat leiutajat, kellele sa viiksid mõne tema leiutise, enne kui ta selle leiutanud on, ta viiks sinu toodud plaanid ellu ning kõik oleks justkui korras. Tekib küsimus, kelle idee see leiutis on. See kuulus leiutaja kasutab sinu toodud leiutist, mis tegelikult on selle leiutaja vanema enda poolt tehtud. Kuna kosmos saab igatepidi väänata ja pöörata, arvavad teadlased, et kusagil eksisteerivad ussiaugud. Need ühendavad teoorias 2 kauget punkti, murdes kosmosekangast. Teisisõnu loovad lühitee. Mõni ussiauk võib viia isegi mõnda paralleelsesse universumisse, kus kõik muu on sama, nagu meie universumis, aga milles on mõni teine aeg. Kui need hüpoteetilised ussiaugud eksisteerivad, siis on meil veel mõni teine probleem lahendada. Nimelt ei püsi need eriti pikalt avatuna, et sinna saaks sisse minna. Neid saaks lahti hoida seni leiutamata negatiivse massiga keha. Kuna asi, millel on mass, tõmbab teisi kehi ligi,
siis negatiivse massiga keha lükkab teisi kehi endast eemale, seetõttu saaks hoida ussiauke avatuna. Üks kõige ohtlikum asi ajas rändamise juures on liblika efekt. Liblika efekt tähendab seda, et nii väike asi nagu liblika tiiva löök võib kusagil luua tornaado või hiiglasliku laviini. Näiteks, kui sa läheksid minevikku ja kogemata teeksid kasvõi midagi väga väikest, võib see kaasa tuua katastroofi. Ehk kunagi tulevikus saab ajas rändamine võimalikuks, kuid võib-olla on parem, kui seda kunagi ei juhtu. Aitäh vaatamast!